Tere müstilise šamaani ennustuskaardite kuulajad ja vaatajad. Tänane kaardi ladumine on hästi spontaanne, soe ja rõõmus nagu suvi. Ja Jupiter seal taevas toob meile alati kingitusi. Ja kingitused ei pea olema meil alati ühekordsed. Kingitused peaksid kandma meid pikemat aega. Ükskõik, kas need on emotsionaalsed kingitused või on need füüsilised, mida sa saad kasutada igapäevaselt või sa saad lihtsalt vaadata. Aga südamest tulnud kingitused on meile kõigile ilmselgelt teretulnud. Ja mis on siis, ja kuna Jupiter on lõvis, mis annab veel rohkem sellist mängulisust, rõõmu meile juurde ja suurendab sellist heaolu, igasugust heaolu, ka materiaalset heaolu, siis nelja kaardi vahel on valida võimalus ja mis siis, ma praegu ütlen küll, et see on 3 kuu selline kingitus, aga võib-olla sealt pärast 3 kuud tuleb mida iganes veel, sellepärast et head asjad sünnitavad ikka meil häid asju. Ja esimene kaart on kojott tagurpidi, mõtle, vaata. Teine kaart, koolibrii tagurpidi. Kolmas kaart, jaaguar tagurpidi. Ja neljas kaart, higitelk tagurpidi. Väga huvitav, et kõik kaardid tulid tagurpidi ja kohe vaatan, et oot-oot, kas mul on kaardipakk kõik õiget pidi keeratud, aga see ei ole minu eesmärk. Need kaardid peavad täpselt olema selliselt, nagu nad siin pakis tahavad olla, kas õiget pidi või tagurpidi. Aga kuna need kaardid tulid kõik tagurpidi, siis ma võiks öelda, et kõik kingitused ehk ka üllatused on sellised, et kas sina saad kasutada neid pikema aja jooksul või olgu see universum, olgu see mõni ühendus, olgu see mõni sõber või sinu kaaslane, olgu see töökoha küllus, need on läbi mõeldud. Jah, läbi mõeldud ja vajalikud. Need ükski kingitus siin ei ole selline, et ma läksin poodi, mul oli vaja midagi võtta ja siis ma midagi ostsin. Need on vajalikud kingitused. Nii et alustame siis kojotist. Ja siin on üks asi. Ma millegipärast ei usu, et tänapäeval väga palju kellasid kingitakse, aga on need nutikellad ja see kingitus võib olla seotud ajaga. Siin selline, see on natukene see pendel, mis käib nagu ühest äärest teise, aga tal on mingisugune kindel ruum, kindel aeg, kus ta käib niimoodi ühest äärest teise ja siin on ka see, et see kingitus võib-olla ongi, et sa tegelikult tead, et ta tuleb, sellepärast et ta on ajaliselt seotud, aga sa oled alati selle jaoks midagi teinud. Ja see, kui keegi kingib sulle nüüd selle näiteks nutikella, mis iganes see ajaga on seotud, siis ka see nutikell on selline, et ta tahab, et sa oleksid kättesaadav. Jah, ajaliselt kättesaadav, saad aru, siin on ajamärk on küljes, et sina saaksid teistega ühenduses olla. Nii et siin võib selline kingitus olla. Ja teine, mis selline energia, mis siit veel välja tuleb. Ma vaatan, siin on sõlmed. Ja sinu võimuses on need sõlmed lahti siduda. Pigem mul on selline tunne, et sõlm on nööri keskel ja sul on võimalik võtta ühest otsast, nööri otsast ja teisest
ja see sõlm lahti tõmmata. Mis iganes siin see Jupiter sinu energias suurendab, siis tea, et see on sinu käes. Kõik kingitused, mis siis tulevad, siis vaata üle see, ma ei tea, mitte kingituse olukord, no seda me ei saa nagu üle vaadata, aga võib-olla see selline mõttetaust seal nendel kingitustel ja see on nagu ka mingisugune teadasaamine. Mingi aja jooksul saad sa mingisuguse asja teada, siin on kogu aeg ajamärk on see ja mina ütlen, et kui see kingitus saabub, siis üks mingisugune sõlmpunkt sinu elus hakkab sirgemalt jooksma. Et kui praegu nagu on sõlmes, ei saa täpselt aru, kuhu poole minna, siis sinu võimuses on see tõmmata sirgeks, nii et vaata 3 kuu jooksul, mis asi hakkab juhtuma ja võta otsustus enda, enda peale, jah, nii. Teine, kes sa valisid, koolibrii. Hästi palju õrna energiat. Võib-olla, ma ei tea, kas sa ise, kui sa oled naisterahvas, tahaksid nagu kanda kleiti, aga võib-olla siin on ka hoopiski pulmakutse või oled ise see pruutneitsi. Ta näitab siin hästi sellist õhulist energiat, läbipaistvust, selline tunne, et jah, aga abiellumine, pulmad, need on seotud traditsioonidega, need on seotud lepingutega. Nii et siin ei ole ainult see, et meil on mingisugune abieluleping, meil on varaleping, mis lepinguid sa oled viimasel ajal sõlminud või mis lepinguid sa tahad sõlmida. Siis selle 3 kuu jooksul on hea, kui sa vaatad nagu tähelepanelikult need lepingud läbi, sellepärast et koolibrii, kui tema tahab seda nektarit võtta, siis ta paneb selle noka, paneb hästi sügavale sinna lille sisse, võtab sealt nektarit. Ka sinul on vaja uurida sügavuti, kui mingisugune leping on või mingisugune koostöö, kellegiga on vaja mingisugused piirid paika panna, siis siin ma näen küll, et nendel igasugustel lepingutel, mis tulevad, on hästi õrn olek. See on 2 varianti, et kas nad ei ole veel päris valmis, need lepingud, jah, sellepärast on see õrn olek, või teine on see, et need ongi sellised nagu lihtsad lepingud. Et sa ei pea nagu pead paksuks mõtlema, et oota, mis seal veel kirjas on, mis seal veel kirjas on. Nii et kahte sorti, et kui ma mõtlen nagu abielulepingu peale, et siis on nagu see jah ja ei küsimus või küsimus ja vastatakse jah või ei, et noh, polegi varianti, kaks sõna on. Aga kui juba abiellutakse, siis ilmselgelt on ju see jah sõna ja siin näitab seda hästi sellist kergust. Ja üks, mis ma siit veel näen, tähendab, kui need lepingud on, siit tuleb väike selline ämblik välja, kes hakkab nagu pesa punuma. See on minu jaoks väike kontrollimehhanism või ajab keegi natukene udu sulle. Siin selle lepingutega võib ka olla see, et selline tunne, et natukene võiksid veel rohkem, vaata, siin on 2 sügavusse vaatamist, linnukene vaatab sealt nokaga ja see ämblik on ka natuke salapärane tegelane, et ta oskab küll ja ilusti kududa omale seda võrku, aga mulle tundub, et ta on siin nagu sihuke taustamängija. Et vaata, et sa ise ei ole see taustamängija. Jupiter tahab ausust saada. Kõik, mis ei ole ausad, need ei lähe sel aastal mitte kuidagi läbi. Ja siis, kui teised on ebaausad, see tuleb ka hästi kiiresti läbi. Nii et sellist hõljuvust siin selles 3 kuus kindlasti sinu jaoks tuleb. Aitäh kuulamast! 3. on
Jaaguar. Ja kaart küll ise on selline minu jaoks, noh, eks sa ise ka näed, värvidelt, värvidelt selline tume ja müstiline. Võib, et Jupiter toob sinu ette mingisuguseid reise. Siin võib olla tõesti kas noh, ma ei saa ütelda, et raudteega raudteega me ei sõida. Rongiga me sõidame, jah, et nagu rongiga sõit või selline tunne, et kui sa lähedki reisile või kui see elu toob siin 3 kuu jooksul, toob erinevaid peatusi. Võib-olla sa oled otsustanud hoopis Eestimaal ringi rännata ja oled võtnud, et noh, 2 päeva oleme siin puhkekodus, siis me liigume sinna, oleme seal 2 päeva, siis me oleme 2 päeva, sellist punkt-punktilt liikumist näitab, aga see võib olla ka riikidevaheline liikumine, et oled natuke aega siin ühes riigis, siis oled teises riigis, ühes linnas, kolmandas linnas, sellist punkt-punktilt liikumist näitab siin ja jälle see, et ta toob sinu sees see rändamine ja liikumine toob sellist nagu vabadust või see, et ma vaatangi seda, noh, mulle tundub, et sa natukene oled isegi uhke selle üle, et sa sellise reisi ette võtad, võib-olla, jah. Aga võib-olla see on ka mingi külaskäik, ma praegu mõtlen, et sa oled otsustanud näiteks, muidugi siin on ju ka mineviku teema ja et oled otsustanud, et ma lähen nende sugulaste juurde, ma lähen lapse juurde või lapselapse juurde või vanaema või vanaisa juurde. Igal juhul need on erinevad etapid, mis sul on nagu selle aja jooksul mitte vaja läbida, aga sa niikuinii läbid. Jah, sest nii kui mul tuli see minevik, siis ma vaatan, et siin on see keerdunud elupuu on siin ka välja tulnud, et sul ongi vaja nagu sellist mineviku DNA-d parandada endal või selline tunne. Nii et üks on see mineviku vorm, mille pärast sa tahaksid liikuda, aga teine on just see, et sa nagu oled premeerinud ennast mingisuguse reisiga kuskile mujale just nagu vabalt võtta, sest kui me lähme ikka sugulaste juurde, siis meil on omad mingid jälle süsteemid, et ahah, ma tean, et see inimene on selline ja see on selline, et me oleme võib-olla rohkem pinges, aga need mõlemad toovad sulle kingitusi, emotsionaalseid kingitusi, jah. Ja neljas on higitelk. Siin, selles energias on üks energia on kingitus mingisuguse oskusega, sest võib-olla sa lõpetasid mingisuguse kursuse või kooli ja siin on enda selline nagu maailma minemise energia on siin sees just oma oskuste poolelt. Või oled sa nagu äriga alustanud või mingisugune alguse. See on see päike, mis tuleb, hakkab mägede tagant paistma, need kiired, vot need on praegu see nagu elluastumine, mingisuguse asja alustamine, et see on juba valmis ja nüüd 3 kuu jooksul ta järjest saab avalikumaks ja isegi kui sa lähed tööle või sa ei lähe tööle, sa tunned ennast kindlamalt. Siin see Jupiter suurendab sinu enesekindlust hästi tugevalt, just see, et muudkui suureneb ja suureneb ja suureneb. See on üks energia. Ja teine energia, mis ma vaatan, siin on nagu väikesed konksud. Et noh, nagu need haagid, sai vanasti panna riideid haakidega kinni, need on just nagu sellised väiksed konksukesed, mitte mingisugused suured, vaid sellised väikesed haagid siin see on nagu suhtemuster, et võib-olla sa oled mingisugusesse suhtesse kinni jäänud
just sellise pisikese haagiga, et nagu tegelikult ei oleks nagu vaja, aga, aga see on nagu nii nunnu või see on nii tore veel. Noh, võib-olla on see, et ma ei tea, kolisid, ka siin võib see kolimise energia olla, sest see suurenemise energia on kuidagi muutumise energia. Kolimine võib olla, jah, aga ei pruugi, siin on rohkem sellist materiaalset, sest siin tuleb ka nagu arvuti välja, siin on kirjaplokk, siin on nagu sellist energiat, et midagi õppinud, midagi töötanud. Jäin selle konksu külge, nüüd läks mõte peast ära. Igal juhul on see, et mingisugusest vanast asjast ei taha nagu lahti lasta, sellepärast et ta kuidagi sädeleb sul silmade ees ja mõtled, et aga ta mind ju ei häiri. Aga Jupiter ei vaja jälle seda ebahausust, et ma nüüd midagi ei pane tähele, ta on nii väike. ei, ka see väike on oluline, sellega tuleb kas tegeleda või see lahti lasta. jah, et kas tööle panna või endale tunnistada, et seda ei ole vaja. Aga hästi ilus selline kingitus ka selle eneseväärikuse suurenemise näol, sinu firma, sinu ettevõtmiste suurenemine, igal juhul see kaart annab hästi positiivset energiat. aitäh kuulamast!